Nii, ja kuidas valmib üks minu hobumaalidest. Et siin on nagu suht algusjärgus, kuidas ma nagu tavaliselt alustan, et tegelikult ma alustasin joonega, et see on nagu samm üle stardijoone, et ma ei olnud valgest lõuendist hakanud võtma, et see oleks võib-olla natukene igav olnud, aga niimoodi, kuidas ma nagu jõudsin sellise lahenduseni, et üks osa kindlasti minu loomingust pärineb ka sellisest nagu koomiksi ja multifilmi välimusega asjadest, et kunagi ma uurisin sellist asja ka nagu popkunst, mis siis teebki selliseid kohati võib-olla ka koomiksile sarnaseid asju, et siukseid lahendusi nagu koomiksis on kasutada, neid mulle meeldib väga kasutada, kuna mulle endale koomiksid meeldivad. Ja siis ma viin ka mingisuguse sellise sürrealistliku kujutise, nagu teen nagu kollase hobuse või midagi. Mul on roosa ka olemas, roosa hobune ja mingi sinine ja roheline ja aga need sellised sürrealistlikud lähenemised on rohkem nagu sellisest sürrealismist pärit, et esimese maailmasõja ajal umbes arenes selline stiil nagu sürrealism välja, kus kasutatigi, selle tunnus on ka nagu nimi ütleb, et sellised ebaloogilised lahendused ja värgid, et tänapäeval on see ka kasutusel. Tehakse igasuguseid selliseid asju, mis ei tundu nagu kokku käivat, et siis ma panen ka loomadele peale värve, mis nagu ei tundu neile loomulikus olekus sobivad olevat. Kuigi kollane hobune ei ole nüüd nii väga kaugel, et ma mitte päris nii kollane, aga üks hobune sattus mul olema siukene kollakat värvi, et ta ei ole mingisugune sinepi ja valge ja nagu valkes sinepi värvi või midagi, et siin ma natukene kollasemas variandis, et selline hästi armas hobune, et ma sattusin ühe sellisega sõitma. Ja siis selle hobusega juhtus siuke huvitav lugu ka, et ta otsustas sõidu ajal liiva peale sattudes püherdama hakata. Siis ma panin talle hüüdnimeks, panin talle püherdis, et siuke vahejuhtum, et mõnikord ma kasutan sellist sõna nagu püherdis hobuse kohta, et siis sellest see nali tulebki, et mul üks hobune hakkas sõidu ajal püherdama. Et see oli siuke lõbus vahejuhtum, aga ja selline nali. Ja sellest hobusest on ka päris palju nagu inspireeritud. No tegemist on päris siukse mõnusa, kiire ja väikse hobusega, et ta omal ajal lihtsalt ei osanud väga hästi käituda, kuna ta ei olnudki ratsahobune tol ajal üldse. Aga väga nunnu hobune on, et ma olen teda hiljem ka vaatamas käinud, et ja süganud, et sõitnud viimasel ajal ei ole temaga. Aga tema päris nimi ei ole püherdis, et passis on tal natukene teistsugune nimi. Aga kollaseid hobuseid ma tegin nagu varem ka, et see ei olnud nagu otseselt temast inspireeritud, et sellest ühest hobusest, kellega ma sõitma sattusin, aga ma olen halli hobusega sõitnud ja siis Belgia Ardenniga sõitnud ja ilma sadulata nagu sealt alla ka kukkunud, et see oli ka siuke lõbus vahejuhtum. Mitte just kõige lõbusam, mul jalg valutas 2 nädalat pärast, aga juhtub. Ja siis igasuguseid muid hobuseid on ka ette sattunud nagu, ja seda materjali nagu isiklik kontakt hobustega on nagu väga inspireeriv, et pärast selliseid nagu sürrealistlikke lahendusi neist luua on nagu päris nagu hea, et teen nagu siukseid hobuseid sellepärast, et miks ka mitte, mida tegelikult olemas ei ole. Et kunsti üks otstarve minu jaoks ongi luua midagi, mida ei olnud olemas, et mida ei olegi kuskil olemas ja mis läbi minu nagu saab, sünnib nagu või saab olemisse, mida enne